tere ka öelda. Seda ettevalmistust on nii palju ja kõigepealt ma tahan tänada, on ees õigus teenida. Ja ma väga palun, et issand, sinu püha vaim oleks siin. Tere tulemust, püha vaim. Ma palun, et sinu vaim võiks liikuda ridade vahel. Issand, sina tead, mida sa kellelegi täna öelda tahad. Aga ma tean, et sa tahad puudutada, sa tahad armastuses puudutada. Sa tahad julgustada ja üles tõsta ja me ülistame sind selle eest, Jumal. Ma toon tervitusi Nõmmelt. Kuidagi see Nõmme-Rakvere vaheline liin on täitsa tihe, sest et alles oli püha müristus meil Nõmmel ja müristas korralikult ja võimsalt ja ilusti. Ja siis vist oli mu tütar möödunud pühapäev siin. Ta ei ole küll Nõmmega seotud, aga et kuidagi sellised tihedad sidemed on ja igal juhul toon teile tervitusi. Olge õnnistatud, olge üles tõstetud ja julgustatud ja ma saan aru, teil on tõesti vinge nädala lõpp olnud, aga see teema, mis Merle mulle edastas ja see sõna teema on üks nendest võib-olla dominantidest minu elus. Mingil ajal ma armastasin öelda, et mul on nagu kaks suurt kirge, üks on muusika ja teine on siis Jumala sõna. Ja need kaks lähevad väga hästi kokku. Just möödunud ülestõusmispühade aegu ma kuulasin palju ka väga ilusat pühade muusikat ja see on uskumatu, kuidas muusika saab nagu anda veel mingisuguse lisa sellise täiesti dimensiooni sellele, kui on sõna, eriti kui see sõna on Jumala sõna. Nii et me oleme täna väga sellise, ma ütleks, eluallika juures, nii nagu ülistus laulis siin. Ja kui see oli, et mu kaev ei kuiva ära, siis ma alustaks ühe oma lemmiksalmiga, mis tuleb Jesaja 55. peatükist. Ja see peatükk algab niimoodi, hoi kõik janused, tulge vee juurde. Ja siin on see väga juba see suund on antud, mina tulen vee juurde, vesi ei tule alati minu juurde, mina tulen vee juurde. Ka see, kellel ei ole raha, tulgu ostku ja söögu, tulge ostke ilma rahata, ilma hinnata. Ja siis tuleb kogu see peatükk on väga-väga imeline, aga salmid, mida ma võin une pealt öelda ja mida ma ka tean, milles ka loodus nagu kogu aeg kinnitab seda, on 10., 11. salm, sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla ja me oleme mõlemad saanud, eks ole, nii vihma kui lund siin hiljuti ja nad ei lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ja kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba. Jumala riigis ei ole midagi, mis oleks asjatu või kuidagi kogemata või tühja. Ja nüüd ütleb, nõnda on minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Ja siis see järgmine salm on, ja te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahus. Ja sealt tuleb üks rõõmupidu edasi. Iga kord, kui sina Jumala sõnaga kokku puutud, kui sa selle välja ütled või see tuleb sinule kellegi kaudu või sa loed piiblit, ta teeb midagi. Ta teeb midagi sinu sees. Ta teeb midagi sinuga. Ja kui hakata lugema, siis see on hämmastav, mida me saame teada piibli kohta. Piibel ütleb näiteks seda, et sõna abil hoitakse üleval tervet maailma. Tervet maailma. Ja kui sa võtad nagu sisse palju pühakirja endasse, siis see valmistab sind ette alati kohtumiseks. Jumala vaim teenib sind siis, kui sina sõna loed. Ta peseb sind sõna sees, ta hakkab sulle näitama Jumala heldust, Jumala sügavust, Jumala halastust, Jumala kaastunnet. Nii sõna, mis on elav, alati elav. Ja tegelikult iga sõna on vääline, ka need sõnad, mida me niisama välja ütlevad, neil on oma vägi. Aga Jumala sõna on erilise väega, sest ta on Jumala sõna ja ta on elav sõna. Ja sa koged seda elu nii pea, kui sa selle sõna avad. Ja kõik see hakkab ruumi tegema temas sinule, see hakkab nagu kündma sinu südame põldu ja vahest, kui
kui sa oled läinud eemale või kui see vahekord Jumalaga on jäänud külmaks või kaugeks või siis minu esimene soovitus on alati see, et hakka lugema sõna. See on nagu see külvi, see maakobestaja lükatakse sinna paakunud põllupinnasesse ja ta hakkab kündma ja sõna teeb seda. Ja mõnikord on niimoodi, et me tuleme kirikusse ja me näeme, et tema sai ja see seal sai ja nemad ka juba siin kõik on saanud Jumalalt neid ülekandeid ja õnnistusi ja võitmisi, aga miks mina ei saa mitte midagi? Ma ei tunne mitte midagi. Ja vahest on viga selles, et su südame põllumaa ei ole üles küntud. Sellepärast, et sa ei ole lihtsalt valmistanud seda ja sa ei saa ise tulla ja öelda, et nii, nüüd ma olen valmis, vaid see on Jumala sõna, mis peab tegema eeltöö sinu sees. Matteuse 4. peatükis 4. salmis Jeesus ütleb, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust. Meie igapäevane leib on Jumala sõna ja me vajame seda. Ja piibel on mõjukas, ta on väeline, ta on teistsugune sõna. Ka näiteks haiglas töötades vahest ma olen väga sellistes suurte kriiside käes olevate perekondade juures ja mõnikord inimesed on nii šokis ja nii kurvad ja see asi on nii perspektiivitu ja karm. Ei ole mitte midagi öelda ja kui nad siis lubavad mul öelda mingi Jumala sõna salmi või midagi, kui nad on avatud sellele, siis ma näen, mida see sõna teeb või ütleme nõustamissituatsioonides, ma võin ära seletada kõik asjad, me võime selle pildi kahekesi kokku panna, me saame kõik aru, kui, ma ei tea, keeruline asi on, aga mõnikord ei ole mitte midagi muud vaja, kui lihtsalt seda, et sa ütled selle sõna, mida Püha Vaim sellel hetkel annab sulle. Ja see ise teeb kõike seda. Ma usun, et te olete nii-öelda sõnast tabatud saanud kõik siin, ma vähemalt väga loodan seda. See on kaheterrane mõõk ja see on jälle üks Jumala sõna selliseid imelisi asju, et ta ei tee kosmeetikat sinuga. Ta tuleb läbi kõigi kihtide. Ta ütleb ihu, hinge ja vaimu, ta läbistab need kõik. Jumala sõna kohta on piiblis väga palju erinevaid metafoore. Kui te olete selle teema juures, ma te väga soovitan võtta ette ja vaata, milliseid metafoore Jumala sõna kasutab. Ta on elav vesi, sellest siin juba laulsime, ta on leib, ta on relv, ta on eluallikas, kõike muud edasi. Aga mis on Jumala sõna piibli näol? Kõigepealt Jumala kõne, kõige otsesem kõne inimesega. Jumala lugu inimesega. Jumala suur lugu ja sinu lugu selles suures loos. Jumala sõna on Jumala plaan inimesega, inimkonnaga ja inimesega. Jumala sõna on sinu varustus, igapäevane varustus, nii rahu kui sõja ajaks. Ja Jumala sõna on sinu õnnistus, see on see, mis sind nii-öelda vaimselt ka raku tasandil üles ehitab. Kui sa tahad näiteks mõtiskleda selle Jumala sõna kui leiva üle, siis ma väga soovitan panemale kirja Johannese 6. peatükk. Johannese evangeeliumi 6. peatükk on see, kus ma lihtsalt ei jõua neid asju täna kõiki nagu esile tuua, see on nii suur teema. Aga üks koht, kus sa saad mõtelda, seal on natukene selline müstiline, selline sügavam filosoofiline vaade, nagu Johannes ongi selline teistsugune. Aga selle üle võib terve nädala mõtiskleda. See on su laskemoon, kui sa võitled vaenlasega. Sa pead teadma tõotusi, sa pead teadma, mida täpselt mingil kohal öelda. Püha Vaimul peab olema varamu sinu sees, et ta saab võtta neid salme ja panna need õigel ajal nii-öelda esile. Ja see elav sõna, kui sina loed piiblit, ta haarab sinust kinni. Ma ütlesin enne, et ta tabab sind, aga ta haarab sinust kinni. On öeldud, et siis, kui sina piiblit loed, siis piibel loeb sind. Ja see on väga hea, kui ta sind loeb. Sellepärast, et sa saad selle tõese pildi ja kui sa lihtsalt loed ja mõnikord me läheme ja see sõna tundub nagu siuke lame ja surnud ja mitte midagi nagu ei sünni, aga kui sa vähegi oled enne palvetanud, et Jumal ava, Jumal, ma alistan ennast sellele sõnale, palun kõneta mind selle läbi, siis ta ei ole kunagi surnud kirjatäht. Aga kui ta peaks olema sinu jaoks juba tükemat aega selline saepuru ja surnud kirjatäht,
siis juhtub hoopis midagi muud. Siis sa hakkad sealt leidma käske, hinnanguid, siis sa hakkad leidma seda, kuidas sa ei sobi, sa koged süütunnet, kuidas sa ei kõlba, sa saad hoopis teistsuguse sõna. See sõna on nagu peegel, ta näitab, milline sa ei ole ja et sa seda ei ole. Aga kui sa ainult teda niimoodi intellektuaalsel tasandil loed, siis see ei aita sind. Sõna on peegel, jah. Ja ta nagu näitab sulle väga ausalt, milline sa oled. Kui sa mõnikord istud võib-olla erinevate, ma ei tea, tahtmiste vahel või sa tegelikult ei saa aru, mis see pilt on või kuidas siin peaks liikuma, siis mine Jumala sõna ette ja isegi kui sa ei räägi üldse sellest teemast, mida sina mõtled või mille üle sina pead murrad, siis lihtsalt hakka lugema, sest see sõna juba hakkab tegema midagi su sees. Aga kui sõna näitab sulle nagu peeglist, eriti kui sa lähed ja ütled, et Jumal, palun muuda mind, siis ega peegel ei muuda meid. Kui sa täna hommikul peegli ette läksid ja vaatasid, et mina läksin ja mõtlesin, et midagi tuleks parandada, aga ega peegel seda ei tee. Meie muutumine on tegelikult Jumala tegu. Ja Jumala sõnal on siin väga suur roll, sellepärast, et Jumala sõna ta näitab, aga ta ka puhastab sind. Vee pesemisega sõna sees, ütleb Piibel. Ta muudab meie mõtteviisi. Kui sa tajud, et sinus on mingisuguseid asju, mis sa tahaksid olla teistsugune võib-olla. Su mõtteviis on kuidagi, ma ei tea, kuidagi kujunenud selliseks, et sulle endale ka ei meeldi, et sa niimoodi reageerid või mõtled, siis loe sõna, sest et Jumala sõna muudab su mõtteviisi ja ta õpetab sind ka nägema olukordi, asju, igasuguseid plaane hoopis teise fookusega, hoopis teise nurga alt, teise mätta otsast. Sa hakkad märkama asju, mida sa muidu ei märka, aga kui sul seda sõna tausta, seda pidevat sõnavett seal taustal ei voola, siis sa ei näe neid asju. Aga su mõtteviis hakkab nagu muutuma ja minu elus on mitmel korral olnud see, kus inimesed on mulle öeldud, et ma ei saa sinust aru, sa mõtled täiesti teistmoodi. Et sa oled kuidagi kummaline ja siis ma vahest naeran ja ütlen, et jaa, et teate, et kui ma sündisin, ma olin tükk aega ilma hapnikuta, et võib-olla sellepärast, aga tegelikult ma tean, et küsimus ei ole selles, ma tean, et Jumala sõna on muutnud minu mõtteviisi, minu nägemisviisi ja see sõna võimaldab sul hakata nägema ka selliseid Jumala märguandeid ja suuri mustreid Jumala sõnas. See toidab ja tugevdab sinu vaimu. Sageli nõustamissituatsioonis inimene räägib ära ja me siis palvetame või mõtleme või uurime seda olukorda edasi. Ja vahest, tegelikult päris sageli ma küsin, aga mida Jumal sulle ütleb? Mida Jumal sulle öelnud on ja mida sa oled nagu sõnast? Kas sul on mõni salm, millest sa oled saanud kinni hoida? Ja siis väga tihti tuleb välja, et ei, et sellest saadik, kui raskeks läks, ka Jumala sõna jäi kuhugi unarusse ja tegelikult see kõige suurem abivahend on jäänud kasutamata. Ma võiks jäädagi rääkima, aga ma lihtsalt mõned asjad tahtsin nagu täna esile tuua kõigepealt. Jumala sõnaga tõstab meis üles usu. Me oleme sageli väga murelikud, et meil ei ole usku. Aga Jumala sõna teeb tööd su sees, kui püha vaim räägib su südame vastu ja siis selle sõna kaudu ja püha vaimu töö kaudu tuleb usk üles. Usk tuleb kuuldust, kuuldu tuleb Jumala sõnast. Nii et see on nagu piiritus, on ääretus, on tohutu suur skaala, mida kõike Jumala sõna meie elus teeb ja võib-olla viimaseks ma ütlen, et Jumala sõnas on need standardid, millega tegelikult meil tuleb mõõta ja mis üldse ütleb meile, kas me tohime mõõta ja keda ja mida ja kuidas me peame mõõtma. Meile surutakse neid mõõdikuid väljapoolt peale pidevalt ja me ise oleme väga kuidagi altid sellele, et jah, et vot ma olengi selline ja siis öeldi mulle seda ja kuidas ta ikka sai mulle niimoodi öelda ja tegelikult küsimus on selles, pane need kõrvale, vaata, mida Jumala sõna sinu kohta ütleb. Kes sa oled, milline sa oled, mida sa üldse mõõta tohid ja mida tema on sinu kohta öelnud. Ja kui ta ütleb, et tema on tee, tõde ja elu, siis see tõe vaim, kes tuleb läbi selle sõna, ta juhatab sind tõese asja juurde.
Ja küsimus ei olegi ju ainult tõe teada saamises, vaid küsimus on, kas me selle vastu võtame. Ja see on nüüd üks selline võib-olla otsustav küsimus Jumala sõnaga tegelemises alati. Kas me võtame selle vastu? Sest me võime seda lugeda, see võib jääda sinna samasse või kuulda, see võib meid isegi puudutada, aga ta peab tulema meie sisse, ta peab tulema raku tasandil meie sisse ja saama osaks meist ja siis me hakkame seda elu kogema. Praegusel ajal, kui me elame, nagu kurjalt on öeldud, tõejärgses ühiskonnas ja inimesed otsivad tõde, tegelikult aina rohkem otsivad tõde ja otsivad rahu, siis ka meie ellu, kristlaste ellu tahavad sisse tungida valed, väga peenelt vormistatud valed, väga sellises vaimulikus kuues olevad valed. Aga kui sa oled Jumala sõna ääres, siis sa tajud seda, mis on õige ja siis sul on see võimalus vahetada need valed oma elus, mida Jumala sõna on paljastanud, selle tõega, mida Jumal ütleb. Ja see on jälle väga teadlik protsess, see on see, et sa ütled lahti sellest, mida sa oled uskunud. Vahest võib vaadata oma reaktsioone. Ja kui sa mõnikord mõtled, ma just paar päeva tagasi mõtlesin, et miks ma praegu nii reageerisin? Mis asi oli selle taga? Ise olin ka hämmastunud ja siis sa võtad selle reaktsioonil sabast kinni ja lähed natuke sügavamale ja sa leiad, et äkki su sees on mingisugune uskumus või mingisugune lause, mida sa oled kogu elu nagu adunud või arvanud, et nii ongi. Ja siis kui sa paned Jumala sõna sinna kõrvale ja saad aru, et ups, aga see ei ole üldse nii. Ja siis on see koht, kus sa ütled, et ma nüüd ütlen lahti sellest ja ma panen sinna asemele Jumala sõna. Ja siis see sõna teeb oma töö. Nüüd, kuidas seda sõna lugeda? Kiirelt on vaja eraldatud aega. On vaja eraldatud aega. Mööda minnes seda teha ei saa. On vaja eraldatud paika. Kõik muud segajad kõrvale. Sina ja sõna ja Jumal. On vaja keskenduda jätkuvalt palvetades. See sõna lugemine on nagu pidev palve tegelikult. Sa loed ja sa kogu aeg, sul on see, Jumal, kas sa tahad mulle midagi öelda? Kas sa praegu panid sõrme selle koha peale? Mis siin on? Ma lähen, vaatan korraks paralleelkohti. Ma loen uuesti, ma vaatan konteksti. Sa loed ja sa palvetad ja sa mõtiskled ja sa lähed tagasi. Ja sa loed teist korda ja kolmandat ja 5. ja 10. korda, kui vaja on. Mõnikord, kui ma olen teinud või osalenud bibliodraamas, seal on selline just see viis, et kuidas sõna sisse minna. Me loeme seda sõna, seda valitud sõna mitu korda, me loeme seda eri viisil. Me loeme seda sõnahaaval või salmhaaval või terve teksthaaval või kõik kooris või sosistades teisele kõrva või pildudes ja tulistades, kuidas iganes. Aga kui sa oled seda teinud 3-4 korda, alles siis hakkab see sulle pärale jõudma. Muidu see on see, et sa lähed Tallinna kunstimuuseumisse sinna kunstinäituse saali ja jalutad pildi eest läbi ja siis, kui sa mõtled, mis seal nurgas see pilt üldse oli, võib-olla sulle koloriit meenub, aga mitte midagi rohkemat. Ja me võime niimoodi läbi jalutada Jumala sõnast ja meil ei jää mitte midagi meelde. Kas sa mäletad, mida sa täna hommikul lugesid? Aga kui me jääme sinna seisma, kui me vaatame uuesti ja uuesti ja uuesti, me hakkame märkama, mis tasakaal on, mis vahekorrad on värvidel, mis on see kompositsioon, mida on esile tõstetud, mida on hoopis varjutatud kuskile, miks see nii on tehtud. Sa hakkad pildi sisse minema ja see on alles teekonna algus. Nii et sul on vaja aega ja sul on vaja korduvalt lugeda. Aga Jumala sõna on vaja ka kuulutada. Mõnikord kõva häälega ja mõnikord ise enda üle. Mõnikord, kui sa oled raskes võitluses, siis, ja sul on see sõna laskemoona varu on olemas, siis Püha Vaim annab sulle selle, mida sa ütled, et Jeesuse nimel mina olen see ja ma kuulun sinna ja ma otsustan kinni hoida sellest Jumala tõotusest. Ja sa pead seda ise endale kuulutama, mõnikord tõesti kõva häälega ka nagu vaimsesse maailma, sellepärast, et see on võitluse koht, see on valiku koht ja meie valikud on need, mis määravad. Siis on 3 A-d,
mida võiks meeles pidada, kui Jumala sõnaga tegeleda. Need on, Jumala sõnale tuleb läheneda alandlikult. Piibel avaneb alandlikele. Ta avaneb neile, kes on valmis ennast täiesti avama sellele. Ja kui ta hakkab seda lugema, siis ta paneb täiesti kõrvale kõik oma tarkuse, oma arvamise, oma teadmise, isegi oma varasema teadmise. Ja sa lähed täiesti alandlikult, ütled, Jumal, siin ma olen. Ma ei usu, et ma midagi eriti tean, aga räägi sina minu vastu. Ja siis sa lähed avatult. See on see, et sa ütled, et kõik, mis sa ütled, jas, ma võtan selle vastu. Kõik, mis sa ütled, et ma olen, ma võtan selle vastu. Kõik, kuhu sa mind lükkad, anna mulle sõnakuulelik süda, kallis püha vaim, ava sina mulle, mina avan ennast sulle. Ja lõpuks sa lähed alistudes. Kui me piiblit loeme, siis me alati peaksime korrigeerima 2 asja. Üks on meie Jumala pilt. Milline Jumal on? Milline ta tegelikult on, sest et Jumala sõna on Jumala enese ilmutus meile, inimestele. See ei ole midagi nii müstilist, et sellest aru ei saa. Igas kohas Jumal tegelikult tahab ilmutada ennast meile. Ja me oleme ma isiklikult olen tegelikult päris suurtes ämbrites olnud selle tõttu, et mul on olnud mingisugune arvamus, et Jumal on selline. No eriti kui tulevad raskused, siis on see esimene küsimus, miks Jumal mulle nii teeb, ma kuulen haiglas seda päris palju, aga nüüd enam ei öelda Jumal alati, vaid nüüd öeldakse universum, miks universum mulle midagi teeb või universum tahab mulle midagi õpetada või, aga siiski Jumalat kuuleb ka ja siis see teine lause on tavaliselt, et mille eest Jumal mind karistab. Ja see on nii vale Jumala pilt. Ja isegi kristlaste keskel see, et Jumal karistab mind millegi eest. Ja siis tuleb nagu käe kõrvale võtta ennast ja mõelda, et kelle peal on kogu karistus? Kes kandis kõik süü? Kes kandis kogu meie patu? Siis ma ei saa, ma ei tohi, see on vale ja teotav öelda, et Jumal mind karistab minu pattude eest. Mina ei suuda lunastada oma patte. Jumal võib mulle märku anda, Jumal võib mind juhtida mõnda sellisesse kohta, kus ma pean hakkama mõtlema asjad peale. Aga Jumal ei karista meid meie pattude eest. Ja see on üks asi, kus me peame nagu sõna peal seisma. Teine pilt, mida me peame kogu aeg korrigeerima, on see, mida ma juba ütlesin, kes sa ise oled. Sinu ellu on räägitud sõnu, sinuga on tehtud tegusid, sinule on igasuguseid asju peale laotud. Aga see, mille peal sa pead seisma ja millest sa pead kinni võtma, on see, mida sõna ütleb sinu kohta. Ja kui ma küsiks praegu, mida sinu kohta sõna ütleb? Kes sa oled? Milleks sa oled? Milline sa oled? Pärast räägi oma naabrile. Ja siis võib ka küsida, et mis sünnib, mida sa teed praegu? Mis on minu meelevald, mis on mu järgmine samm? Kuhu sa mind juhid selles tervikloos? Ja nõnda, kui me sõna juures oleme ja neid pilte vaatame ja korrigeerime ja nagu sügavamale läheme, siis me tegelikult sööme Jumala sõna ja täidame ennast sellega. See ei ole lihtsalt, et ma loen, see sündmus, see lugu, ma tean seda, ma olen seda umbes 4 korda kuulnud või rohkem. Kui sa tahad sügavamale, siis ma annan sulle labida. Ja Jumala sõna labidas on küsimused. Mis, kes, kus, miks, kuidas? Kõige parem, kõige sügavamale minem labidas on miks. Miks on praegu siin selline lugu? Miks need inimesed reageerisid nii? Miks Jumal tegi, ei teinud, ütles, ei ütelnud? Kuidas need grupeeringud on seal? Ja sealt edasi, kuhu mina sinna pildi sisse läheksin? Kus mina seal oleksin? Mida mina teeksin, kui ma oleksin selles kohas? Me peame nagu selle pildi sisse minema, ehitama need sillad ja siis küsima, et Jumal, mida sa tahad mulle täna öelda selle kaudu? Ja see tähendab, et sa mõtiskled, et sa mediteerid, see tähendab, et sa, Peeter Norberg
Rosberg tõi kunagi sellise naljaka võrdluse, aga mulle see meeldib. Ta ütles, et me oleme nagu lehmad. Teate, kui lehm sööb, siis see tuleb üles ja siis ta mälub seda, see läheb järgmisesse makku ja siis ta seedib ja see tuleb jälle üles ja siis ta mälub seda ja see läheb järgmisesse makku. Ja vot niimoodi me mälume, me veeretame seda sõna, sest kui me arvame, et me kohe saame aru, jah, me võime peateadmisega aru saada, aga me oleme kaugel veel sellest, et me kuskile sügavamale jõuaksime. Ja mis su abimehed on? Paralleelkohad, kommentaarid, konteksti avavad tekstid, neid on väga palju, jumal tänatud eesti keeles. Juba on igasuguseid asju, mida saab uurida ja vaadata. Üks näiteks, mis on ka nüüd Eestisse rohkem tuleb eesti keelt, on see Bible Project, kus sa saad ülevaateid, ka temaatilisi, ka raamatute ülevaateid. Aga võib-olla üks asi veel. Kui sa lähed Jumala sõna juurde, siis palu ilmutust. Sest piibel võib olla tõesti suletud ja kui püha vaim ei ilmuta sulle Jumalat või sinu enda olukorra kohta midagi, siis mõnikord võib see toit jääda nagu poolikuks, aga meil on tõotus. Jeremiia 33:3 ütleb, hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea. Ja tegelikult Jumal tahab ilmutada. Jumal on meie jaoks palju asju nagu varjule pannud või sõna ütleb isegi, et nagu ära peitnud, aga see ei ole mitte selleks, et varjata seda meie eest, vaid selleks, et me otsides võiksime leida aardeid. Ja Jumala sõna on väga sügav, ta on väga mitmekihiline. Ja kui sa oled järjekindel ja kui sa oled pühendunud ja kui sinus on see igatsus jõuda edasi, siis sa leiad need aarded ülesse. Aga sa pead olema valmis ja see valmis oleks seda meie ei määra. See on teatud aeg, kus Jumal ütleb nii, nüüd ma saan sulle selle asja avada. Jeesus ütles seda sama meie jüngritele, ta ütles, et ma tahaks teile palju asju rääkida, aga ma ei saa, te ei kanna välja seda veel. Aga kui püha vaim tuleb, siis ta viib teid kõigesse tõtte. Ta viib teid teise reaalsusesse. Ja võt nüüd Jumala sõna on ka see nagu see lift või me tegelikult siin ju pendeldame kahe reaalsuse vahel. Me oleme selles elus, kus me toimetame ja elame ja siis on see Jumala reaalsus, mis vaatab asjadele täiesti teistmoodi. Ja sõna on see, mis meid aitab. Nüüd, kui me jääme loomuliku mõtlemise pinnale, siis meie aju vihkab seda, kui ta aru ei saa. Siis tuleb ärevus, siis tuleb pinge. Ja kui me püüame nüüd niisuguse inimliku loogikaga ja loomuliku mõtteviisiga siseneda või minna Jumala sõnasse, siis me jääme lihtsalt hätta. Ja kui me oleme veel keerulises olukorras ja meie aju muudkui töötab ja otsib lahendusi ja otsib põhjusi ja otsib igasuguseid abivahendeid ja selgitusi kõige enam, siis klassikaline näide, keegi jääb haigeks. Me oleme kõik teinud, mida me oleme osanud, aga inimene tervemaks ei saa, siis me hakkame otsima, meie aju hakkab otsima selgitust. Jumal ei taha seda inimest praegu tervendada, ta tahab talle õpetada midagi. Ta tahab seda inimest proovile panna. Kust me teame seda? Me ei tea seda. Jeesus ei anna selgitusi. Jeesus tegelikult ei kustuta seda meie mõtteaparaadi piina, vaid ta näiteks selle pimeda mehe puhul ütleb, et jüngrid ütlevad ka, et kas ta vanemad tegid pattu või kes eksis, et mille eest teda nüüd karistatakse. See oli see inimlik mõtteviis. Aga Jeesus ütleb ilmutuslikku tõe, ta ütleb, et selleks, et Jumala nimi saaks austatud. Ilmutus ei ole selgitus, vaid see on Jumala olemuse, Jumala maailma, Jumala tõe avamine ja siis on korraga kõik selge. Sul ei ole üldse vaja mingeid selgitusi, vaid sa tajud Jumala olemust ja siis on see sulle selge. Ja kui sul on ilmutus, siis selgitust ei ole vaja. Nüüd üks hoiatus on ka, ja see hoiatus on variseridele Uues Testamendis, kes olid muideks tolle ajastu kõige tõsisemad piibliuurijad, tõeliselt pühendunud piibliuurijad. Aga nad olid kinni jäänud sõnadesse. Nad ei olnud tahtnud minna edasi, sest piibel ja piibli lugemine ei ole asi iseeneses, vaid piibli lugemine on teekond, et jõuda kohtumiseni.
jõuda kohtumiseni Jumalaga. Ja Jeesus ütleb neile, et te uurite pühikirju, sest te arvate saavat mingi tasu, te arvate saavat igavese elu. Aga need on need kirjad, mis tunnistavad minust ja minu juurde te ei taha tulla. Selline lõks on olemas. Et sa tahad midagi saada, sa tahad saada vastuseid, sa tahad saada igavest elu, sa tahad saada juhatust. Sa tahad nii-öelda tarbida. Aga Jumala sõna on teekond Jumala enese juurde, kohtumise juurde, isikliku ja tõelise kohtumise juurde. Ja annaks Jumal, et Jeesus ei saaks meile kunagi nii öelda, et sa mind ei tahtnud. Sa tahtsid teadmisi, sa tahtsid arusaamist. Üks väga imeline, enne kui ma siukse teoreetilise osa lõpetan, me hakkame piiblit ka lugema. Ma loodan, et meil jääb aega. Üks hästi imeline salm on psalmide alguses. Jumala sõna on otse kui Jumala sõna tarbiv, lugev inimene on otse kui vee äärde istutatud puu. Ja see on jälle metafoor sellest, et see ei ole läbi jooksmine. Kui sa istutad puu ja eriti vee äärde istutad, siis ta juured lähevad sügavale. Ta on paigal, ta on püsiv keskkond ja ta võtab oma toidu kogu aeg sellest, kus ta on. Ta ei lähe mujale. Ta on seal päeval ja öösel. Ja vastavalt sellele toidule, mida sealt juurtest üles tuleb, selliseks muutub see puu. Ja psalm 1 kirjeldab nii imeliselt seda, ta on haljandav, kui teistel on põud, vahest ta kannab 2 korda aastas vilja, ta ei muretse mitte millegi pärast, ta on juuritud õigesse allikasse. Siia vastu meil tuleb võib-olla see Jumala pilt või elupilt või elufilosoofia, mis rajaneb meie elu kogemusel. Ja me ütleme, et see on tõene, sest ma olen kogenud neid asju, minu elus juhtus nii. Ja see võib olla tegelikult vastuoluline, see elukogemusele põhinev arusaamine, sest kogemus muutub ja kogemust võib tõlgendada igatepidi. Ja see võib pillutada meid siia ja see võib pillutada meid sinna. Aga kui sa oled rajanud ja tõlgendanud ka oma kogemusi Jumala sõna baasil, siis sa oled nagu see mees, kes ehitas kaljule. Sest et see ei muutu. See sõna jääb püsima siis ka, kui maailmad hukkuvad, ütleb piibel. Mõlemad inimesed või mõlemad grupeeringud, kui me tinglikult jaotaksime, elavad samas reaalsuses, aga tõlgendus on täiesti erinev. Ja see on võib-olla üks asi, mida peaks silmas pidama, et ma inimlikult, ma tahaksin tõlgendada teatud olukorda niimoodi. Aga kui ma küsin Jumal, mida sina ütled, kuidas sina mõõdad, mida sina näed, mida sa teha tahad, siis see, mis võib tunduda kõige hullem häda üldse, osutub äkki selleks kohaks, kus Jumala au saab ilmsiks. Kus Jumal tahab väeliselt ligi tulla, kus ta tahab tõsta sind teisele tasandile. Ja see on imeline. Häda asemel on hoopiski kiitus ja ülistus. Nüüd ma annaks teile koduse ülestande ka, enne kui me lugema hakkame. Üks kõige imelisemaid psalme Jumala sõna kohta on psalm 119. Ei ole midagi, mis niimoodi räägiks sellest, kui psalm 119 ja me ju päris sageli jätame selle vahele, sest ta on nii pikk. Ta on nii pikk. Ta on nii pikk sellepärast, et ta on akrostiline psalm, ehk ta võtab ühe heebrea tähestiku tähe ja siis ta lisab 8 salmi sellele. Aga kogu see teema on Jumala sõnast. Ja meie kirjutatud piiblites, ma vaatasin järgi, praeguses tõlkes ei ole nagu eraldusjooni nende, kus hakkab uus täht. Aga netipiiblis on. Ja kodune ülesanne on see, et võtta üks lõik, võtta see üks täht ja kui sa saad need 8 salmi sealt ja mälu seda nädal aega. Teate, see on niimoodi pärleid täis, et see võtab hingetuks, mida Jumala sõna teeb. Esiteks seal on juba Jumala sõna enda kohta väga erinevaid väljendeid. Ta on instruktsioon, ta on käsk, ta on seadus, ta on tunnistus, ta on erinevaid asju. Aga siis tulevad sealt ka erinevad teemad üles. Ja need kõik ei ole nagu vastanduvad, vaid see on nagu täiendab. Sa saad ühe väga suure tervikpildi sellest, mis asi üldse on Jumala sõna ja mida ta võib teha su elus.
kui sul on rõõmu puudu, siis see psalm ütleb sulle vähemalt iga 8 salmi tagant, et Jumala sõna teeb sind rõõmsaks. Kui sul on tasakaalu puudu, siis ta ütleb, kuidas see tasakaal tuleb sulle. Ja nii edasi ja nii edasi. Ma vahepeal kaalusin, et kas teeks teiega ülevaate, aga teate, siis oleks veel üks nädala lõpp siin. Et ma jätsin selle mõtte kõrvale. Aga jah, et kui te tahate juurde lisada, Johannese 6. peatükk, psalm 119, psalm 1, uurige. Teil on kõigil varandus käes ja mitte iial ei tohiks Jumala sõna olla kohustus, käsk või süütunde allikas. Jumal on armastuse Jumal ja ta ootab sind alati, kui sa lähed tema sõnasse. Mõnikord sa ei tunne midagi, sa ei koge midagi emotsionaalsel tasandil. Aga nagu ma ütlesin, see sõna tuleb su sisse, ta teeb selle töö. Ta teeb midagi sinu sees, ta muudab, isegi kui sa sellest saad aru pärast, ma ei tea, 5 aasta pärast võib-olla alles. Aga nagu ma lugesin, ta tuleb ja ta teeb ja ta rajab sind. Ja kui tulevad katsumuste ajad ja kui tulevad rasked ajad, siis need, kes on söönud sõna, nende vaim on tugev. Need võib maha lüüa ihulikult, sotsiaalselt, kuidas iganes. Aga nende vaim on tugev ja nad jäävad seisma. Ja need, kes ei ole sõna söönud, nad kukuvad. See on nüüd minu elukogemus, mida ei pea väga palju võib-olla laiendama, aga mida ma ka väga palju olen pidanud ikkagi ütlema, et mine hakka kõigepealt sõna sööma. Las su südame pinnas pehmeneb. Las Jumal hakkab andma sulle neid ülekandeid, mis ta tahab anda. Tee oma vaim tugevaks. See uus inimene, kes meie sisse on tulnud, ta tahab toitu. Aga nüüd ma tahtsin täna teiega lugeda, kui teil on piiblid. Läheme Luuka evangeeliumi 24. peatükki. Ja see on ülestõusmispühade järgne lugu ja miks ma selle loo valisin, on see, et see on lugu, kus sõna saab erilise rolli ja kus Jeesus ise käsitleb sõna. Ja see on Emmause tee lugu, salmid 13 kuni 35. Merle, kui palju mul aega on? Hästi on, okei. Siis loeme, sest ma tahan, et see sõna tuleks siia. Siis me ei ütle, et mine kodus loe, vaid me loeme. Ja vaata, 2 nendest oli sealmaal minemas, sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Nüüd minge pildi sisse. Ja nad vestlesid omavahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Ent nende silmi peeti nii, et nad ei tundnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te omavahel veeretate teed käies. Ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist nimega Kleopas ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes 3. päev pärast kõige selle sündimist. Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma, kui nad tema ihu ei leidnud. Tulid nad öeldes, ent ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud. Teda ennast nad aga ei näinud. Ja tema ütles neile, ohtem mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda.
Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva, ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teineteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need 11 ja nende kaaslased, kes ütlesid, issand on tõesti üles äratatud ja ta on end näidanud Siimonale. Ja nemad kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leiva murdmisest ära tundnud. Aamen. Ma loodan, et te saite tee peale nendega. Ja nüüd lähme siit edasi. See on üks imelisemaid lugusid ja ta on, ütleme, kui me võtame draama vaatenurga, siis ta on ka, kõik on nii paigas, kõik on nii hästi kokku pandud Luukase poolt. Ma ei usu, et Luukas teadlikult mingit draamat tekitas, ma arvan, et püha vaim hoopiski mõjutas teda. Aga see on lugu, mille üle on väga paljud inimesed mõtisklenud, mis on kinnitanud väga paljusid inimesi. Siin on nagu mudel, mida me saame kõik rakendada. Kõigepealt, kes olid need 2? Mõned piibliuurijad arvavad, et tegu oli abielupaariga. Et see võis olla, siin on ta Kleopas, aga et see võis olla see Kloopas, kelle kohta Johannese evangeelium 19. peatüks 25. salmis ütleb niimoodi, aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine. Need võisid olla Kloopas või Kleopas ja Maarja, kes läksid Emmause poole. Ja me võime kõndida nendega ja kuulata Jeesuse häält ja selgitusi. Ja me võime mõtiskleda mingi oma olukorra üle, mis meile küsimusi tekitab. Aga kui me nüüd hakkame üldisemaid asju vaatama, siis mida me näeme selles loos? Kõigepealt inimlike lootuste läbikukkumist, luhtaminekut. Kõik oli kokku varisenud. Ja see paar, ta eemaldub sellest valuallikast. Me rohkem ei tea, miks, kuhu, kelle juurde, mis see teekonna eesmärk oli. Ja siis tuleb keegi võõras ja see on tegelikult ohtlik ennast võõrale avada, sest kust nad teadsid, oli see mõni Rooma spioon näiteks, kes oleks, saab teada, et nemad olid ka Jeesuse kaaskonnast. Aga nad on nii masendunud, nad on nii õnnetud, nad on nii kurvad, et nad lihtsalt on nõus avama oma lugu ja identifitseerima ennast Jeesuse järgijatena. Nad teevad ennast haavatavaks ja räägivad, mis neil südamel on. Ja siis nad avastavad, et kõikide selgitamatute asjade või müsteeriumite võtmed on pühakirjas olemas. Ja selle läbi nad võivad jõuda tõeni. See on nüüd see, kus piibel tuleb pilti, nende piibel, mis ei olnud väga suur, eks ole, mis olid Moosese raamatud ja prohvetid. Ja siis edasi asi läheb veel paremaks, siis tuleb see äratundmine, et see võõras, kellega nad vestlesid, oli Jeesus. Et Jeesus on selles olukorras ka sinuga, sinu teekonnal. Ta tahab tõega kinnitada sinu südant. Ja ta tahab tegelikult kohtuda sinuga päriselt kõige sügavamas ja lähedasemas osaduses, milleks on leiva murdmine. Sõna on viinud kõige lähedasema kohtumiseni. Piibli lugemise seisukohalt on see üks lugusid, kus Jeesus ise seletab pühakirja. Ja võib-olla ma nüüd palun, et sa mõtleksid, millise looga või kas sa üldse tahad minna Emmause teele, aga kas sul on mõni lugu, millega sa läheksid Emmause teele? Võib-olla sa oled palju küsinud selle probleemi või asja peale mõeldes, miks see nii on, kus ma valesti läksin, miks see asi ei õnnestunud, miks ma läbi kukkusin. Aga siis ma küsiksin, et kas sa oled seda teekonda käinud koos Jeesusega ja andnud talle võimaluse vestelda sinuga, kõnetada sind, ilmutada sulle tegelikult, mis on sündinud, andma võib-olla teist vaatenurka. Meie kogudusest te teate, et kui mingi probleem või teema üles
tõuseb, siis Veiko läheb metsa ja küsib, mis toimub Jumal. Jumal, mis asi see on? Ja Jumal ütleb talle, mis asi see on. Ja me kogudus on õppinud seda usaldama, mida Jumal talle seal metsas ütleb. Aga ma arvan, et ainult Veiko ei pea metsas käima. Kus iganes sa käid, mine teekonnale koos Jeesusega ja küsi, mis toimub. Ja võib-olla, et see on mingi selline asi, mida sa juba pikki aastaid oled veeretanud oma südames, oma palves, oma peas, tööd tehes. Ja mõnikord on mul selline asi, et see kuskilt taga kogu aeg nagu marineerib või mulksub siin. Ja siis ühel hetkel ma teen täiesti midagi muud, teemavälist. Ja äkki on see lahendus seal olemas. Äkki mulle antakse midagi. Ja kui see antakse, kas sa siis lisad sellesse pilti? Kas su pilt hakkab muutuma sellest või ei hakka? Või sa mõtled, okei, see võib olla ka niimoodi. Ja tegelikult on sulle avatud uks, mis aitaks mõelda, näha seda asja hoopis teistmoodi. Sest inimeste arvamusi on palju lihtsam kuulata ja oma enda mõttemustreid. Ja inimesed väga abivalmilt pakuvad sulle selgitusi. Kõigepealt nende enda kogemuse pinnalt ja siis nende unenägudest ja siis sellest, mida nad on kusagilt kuulnud või lugenud või abiraamatust lugenud. Ja see kõik ajab õudselt segadusse tegelikult ju. Aga küsimus ei ole selles, et sina saad palju arvamusi, vaid sul on vaja teada tõde. Sul on vaja teada tõde Jumala vaates ja kõik see muu, see on tühine. Isegi su enese arvamus on tühine ausalt öeldes. Sest mõnikord ka meie mõtleme niimoodi, et jaa, ma tean küll, miks nii juhtus, inimlik loogika. Mõnikord püha vaim paneb sõrme ja ütleb, et vaata, seal hoiatasin, seal hoiatasin, seal hoiatasin. Nüüd see tuli, mida ma ütlesin. Siis on hoopis teine lugu. Aga väga sageli, eriti näiteks paari suhtes, meil siin ka on abielupaar, võib see süüdistav sõrm minna hoopiski kõige lähedasema poole. Tema on selline. Tema tegi niimoodi. Ja see ei pruugi üldse tõde olla, see ei ole Jumala mõõdupuu. Aga kas sa oled valmis, et Jeesus selgitab sulle, millega ja kuidas sa üldse mõõta tohid? Kui minu elus on olnud neid hetki, siis mõnikord see tundub, et see on tohutult ülekohtune, mis on juhtunud. Miks üldse Jumal on lubanud midagi sellist teha? Ja siis sa oled selle katsumuse või piibel ütleb kiusatus, see on tegelikult laiem mõiste, see on kannatus, katsumus. Ja siis sa loed sõna ja tere talv, Peetrus ütleb niimoodi. Praegu peate mõnda aega kurvastama veel mitmetsugustes kiusatudes selleks, et teie usk läbi katsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse. Ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Teate, seda ei ole kerge vastu võtta, sest paha on olla, valus on olla, kaua juba. Ja siis sa loed ja sa tunned, kuidas su hingemaailm rahuneb. Ma olen testis, ma olen kooliklassis, ma olen bootcampis. Midagi Jumal teeb praegu minu sees. Ja ta lubab mul karjuda, kui ma tahan karjuda. Aga ta ütleb mulle, milleks see kõik hea on. Ja Jaakobus lisab, see on natuke üle võlli, sinna ma ei ole jõudnud veel. Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate, et teie usu läbi katsumine teeb teid kannatlikuks. Vaadake, need tõed, nad avanevad kihthaaval. Alguses püha vaim näitab sulle natuke, täpselt nii palju, kui sa taluda suudad. Ja siis ühel päeval ta ütleb, et aga vaata, siin on sinu osa ka. Ja siis paar päeva edasi sa näed appi, minu osa on päris suur olnud. Ja võib-olla nädala pärast oled sa aastuses, Jumal, mu süda on nii õudne, kuidas ma ei saa seda muuta. Jumal, tule appi. Ja see on juba hoopis teine positsioon ja see on tohutu arv, kui sa sinna jõuad. Ja mida rohkem sa Jumala tõeni jõuad, seda rohkem see tegelikult sõna hakkab sind kandma ja aitama. Sest Jumala sõna on kindel, kõikumatu, muutumatu, elu jõustab, kõik see, mis me enne rääkisime. Piiblilugudel on sageli selline pindmine tähendus. Nad on osa suuremast loost ja piibli tervikloost. Ja on oluline teada, kuhu see konkreetne lugu asetub selles tervikloos. Aga seal on ka sinu isiklik lugu. Nüüd
Emmause loos, kui me võtame piibli suure loo, mis koht oli Jumala suures loos, kui te praegu mõtlete? See oli ju Jumala armastuse ja päästeloo tipphetk. See oli kulminatsioon, inimkonna tippsündmus. See oli piibli keskne sündmus, kuhu kõik jooned, kõik profeteeringud, kõik igatsused kokku jooksid ja kogu universum hoidis hinge kinni. See oli eriliselt kirgas ja kallihinnaline sündmus. Evangeeliumi tuum ja Uue Testamendi kõrgpunkt. See oli tohutult kuum koht, kus nad parasjagu olid. Ja Jeesuse kõige lähemad järgijad ei saa üldse aru, kus nad on. Hõiskamise asemel on pettumus ja masendus ja pimedus ja valuallikast on vaja minna eemale. Kas ei ole meie lugu ka? Võib-olla mõni kord, kui sa oled kitsas kohas, sina jookseks 7 maa ja mere taha ja Jumal ütleb, et jess, nüüd ma saan sinuga teha seda, mis ma tahtsin. Ma saan kätte need asjad, ma saan lisada need kvaliteedid. Kleopas jutustab seal Jeesusele seda inimliku lootuse lugu ja ta arvutab inimlikult. Jeesuse imeteod, prohvetlik kuulutus, kõik see, ta pidi olema Messias ja see inimliku loogika viga just täpselt siit hakkabki. Jeesus pidi hävitama roomlased ja kõik paganad ja viima Iisraeli teist korda välja, nagu välja rändamine ja vabastama ja kõik saaksid teada, et Jeesus on Messias ja Jumal on Jumal. Ja siis seesama Jeesus sureb nende samade paganate käte vahel, see lihtsalt ei arvutu. Nii nagu Kleopas siin ütleb, aga meie lootsime, et tema ongi see, meie lootsime, meie arvutasime niimoodi. Meil on omad arvutused, meil on oma loogika ja see võib põhja kõrbeda. See võib tegelikult lükata meid ka käsumeelsusesse, nagu ma ennem ütlen. Ja teate, kui me sinna oleme jõudnud, siis kurat viib meid laulupeole. Jumal karistab. Jumal ei kuule sind. Ta ei saagi sind õnnistada. See eksimus oli liiga suur, sa pead veel rohkem pingutama. Sina ei saa, sulle pole ette nähtud, sa ei kõlba, mine üldse ära. Ja seda laulupidu tahab ta pidada sinu sees, kui sa oled jäänud oma inimliku loogika lõksu. Me ei tohi võtta neid asju inimlike loogika, neid sündmusi, sest me oleme Jumala lapsed ja me teame, et tema toimetab meie elus. Ja tema plaan ei arvutu. Emmause loos oli see otsustav tegur, oli üles tõusmine ja see muutis kogu pildi. Sellega ei olnud jüngrid arvestanud. See jõudnud neile kohal isegi, kui Jeesus enne sellest rääkis. Ja nõnda tuli see südame pinnas ette valmistada ja seda Jeesus seal teeb. Ta hakkab peale Moosesest ja prohvetitest ja selgitab neile sõna läbi, mis pidi toimuma, kuni nad saavad aru. Kuigi nad olid toorat õppinud, kuigi nad teadsid peast paljusid asju. Neil oli vale mätas. Neil oli see mätas, et Messia peab Iisraeli päästma nende kannatusest. Jumala vaade oli see, et Messia päästab Iisraeli ja oma rahva kannatuse ja surma läbi. See on väga erinev mätas. Kas kannatusest välja või kannatuse seest läbi ja selle kaudu. Samamoodi võime meie lugeda piiblit valemätta otsast, valede prillidega, tuletame meelde Vargamäe Andrest, eks ole, vaadata maises plaanis ja arvutada täiesti valesti. Ja mõnikord me võime oma sisemise inimese lausa ära lõhkuda, sest mõni asi on nii tähtis, mõni projekt tuleb igal juhul ära lõpetada ja me võime minna kallale oma südame tundlikkusele, halastusele, armulikkusele ja kõige rohkem meid tõukab sinna ajapress. Seesama, et mul ei ole aega Jumalaga olla. Mul ei ole aega võtta seda eriaega, seda eripaika istuda seal Jumalaga. Mul on liiga kiire. Ja siis me ei tunne ära neid märke, me ei tunne ära neid väikesi julgustusi, neid sähvatusi, mida Jumal paneb meie päeva, neid asju, kus püha vaim ütleb, nüüd siit, pööra ümber, see ei olnud õige koht, mine tee seda. Aga kui me võtame selle aja, kui me igatseme, et üles tõusnud Jeesus tuleks ja seletaks meile püha kirja ja me palume püha vaimu ilmutust, siis
me kogeme seda, mida psalm 119 ütleb 30. salmis, kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi. Meil on 2 lugemisviisi või Jumala sõna kohta saab öelda 2 või ilmutuse kohta. Üks on loogos, Jumala sõna kui selline alust rajav, vundamenti rajab. Iga kord, kui sa loed, sa rajad seda vundamenti, sa saad teada, sa märkad seoseid, sa paned lugusid kokku, aga siis on reema ja see on ilmutuslik sõna. See on see, mis tuleb sellel hetkel, see, mis tuleb ülekandena, see, mis võtab ära kõik selgituse vajaduse. Ja meil on mõlemat vaja. Ja millest sa tunned ära? Nagu siin Emmause teel, su süda hakkab põlema su sees. Su süda läheb soojaks. Sa tunned, ma ei saa seda võõrast, ma ei saa seda Jeesust enam ära lasta kuskile, mul on teda vaja. Ja sealt edasi tuleb leivamurdmine. Sest teadmine ei päästa meid päästab kohtumine. Ja isegi kui asjad jäävad müsteeriumiks, siis ainult kohtumine on see, mis annab meile ilmutuse, pääste, jõu edasi minna. Ma olen ise praegu Emmause teel koos oma abikaasaga. See teekond algas ka eemaldumisega valuallikatest, pettumusest, probleemidest. Ja samamoodi ma ise olen palunud ja püüdnud pikki aegu leida vastuseid küsimustele, millele ma ei ole leidnud vastuseid ja mis ei arvutu. Aga alates veebruari algusest on Joel olnud pidevalt haiglas. Alguses üksikud tõsisemad terviseprobleemid, hiljem see olukord komplitseerus. Hetkel on ta 5. korda haiglas ja juba 3 nädalat. Ja meditsiiniliselt on tema olukord üsna tröstitu ja perspektiivitu. Ja see kõik on juhtunud äkki ja kurat teeb väga suuri pingutusi, et ma laulupeole jõuaks. Ja üks kord viis kiirabi Joeli valesse haiglasse. Ja mina jäin linna ootama asjade edasist käiku ja siis, kui ma hilisõhtul kurvana koju sõitsin ja püüdsin jälle arvutada seda asja oma peost, siis ma möödusin sellest haiglast, kus Joel parasjagu oli EMO-s. Ja korraga keset seda liiklust mind tõsteti teise reaalsusesse. Ma olin pildis, kus ma teadsin, et Joel enam ei jaksanud võidelda ja ta oli lahkunud. Ja kogu meie abielu ja meie teekond ja meie elu ja meie püüdlused, see kõik oli äkki teises vaates minu ees. Ja selles vaates tohutu selgusega eraldus see, mis on igavikuliselt kaalukas ja oluline. Ja kõik muu, mis oli puhunud ennast suureks, osutus tühiseks. Ja sellel hetkel, ja ma ei tea, miks Jumal valib nii imelikke hetki, sellel hetkel muutus kõik. See oli ilmutuslik hetk, see muutis mu vaate, mu hinnangud. Pilt oli korraga väga selge, sest Jeesus oli tulnud ligidale sõnas, ilmutuses, kinnituses. Ja mulle anti see pilt, millest ma olen saanud kinni hoida, selle najal edasi minna. Mulle anti sõna, antakse igapäevaselt, mulle on antud sõbrad, kes saadavad mulle sõnumeid. Mul on telefonis selline dokument, igapäevane sõna, kuhu ma panen kõik need asjad kirja ja loen need aeg-ajalt ja see elustab mind. See hoiab mind üleval. Ma isegi Merele kirjutasin, et ma ei tea, kas ma saan täna tulla, sõltub, mis seisundis oli tervis on. Aga ma sain. Ja seda kinnitavat sõna vajan ma praegu nagu eluleiba. Ja ma suure rõõmuga alistan ennast sellele, sest mitte mingit muud lootust ei ole. Ainult peateadmine Jeesusest ei ole meid aidanud. Aga me oleme seisnud, üles tõusnud Jeesusega koos. Me oleme lootnud ülestõusmise väele, me oleme koos leiba murdnud, kuulutanud Jumala sõna üle oma elu. Mõeldes leiva murdmisele, seal on ka selles loos ja kohe lõpetan, üks väga imeline hetk. Kui te mõtlete maailma kõige esimesele söömaajale, kus see toimus. See toimus Edeni aias. Ja see oli niimoodi, et naine võttis puuviljast ja sõi ning andis ka oma mehele ja tema sõi.
siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid end alasti olevat. Nende silmad läksid lahti ja nad õmblesid viigilehti ja tegid ennestele põlled. See oli esimene söömaaeg, mis viis inimkonna välja Eedeni aiast, viis patu, surma ja hävituse meelevalda tänapäevani. Ja nüüd üles tõusnud Jeesuse esimene söömaaeg, seda kirjeldab Luukas järgmiselt. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad. Jälle silmad avanesid. Ja nad tundsid ta ära. Jeesus või Kleopas ja Maaria olid esimesed, kes said leiva murdmises kogeda, et Eedeni aiast tulnud needus oli murtud. Ja nende silmad läksid lahti. Ja seda vajame ka meie. Kui me võtame ära sõna leiva murdmisest, jääb järele mingi mõttetu maagiline toiming ja me ei tohiks mitte kunagi tulla leiva murdmisesse, ilma et me oleks olnud pestud sõnas ja valmistatud. Kui me võtame ära selle toidu või selle sakramendi nii-öelda, siis muutub leiva murdmine lihtsalt intellektuaalseks või emotsionaalseks harjutuseks. Meil on vaja mõlemat, et üles tõusnud Jeesus saaks tulla ja puudutada meid. Ja sel viisil ehitub üles kogudus Kristuse ihuna. Nii muudab ja valmistab issand seda sõnas ja osaduses. Selle uue maailma jaoks, mis on tulemas. Aitäh, et teil on kannatlikkust olnud. Tõuseme palveks. Isa taevas, me kummardume sügavalt sinu trooni ees ja me ülistame sind, et sa oled andnud Jeesuse, kes on elav sõna. Ja see on saladus, mida me avastame ilmselt oma elupäevade lõpuni, aga sa oled öelnud, et meil on osa selles. Sa oled avanud meile uksed ja issand, me võime osa saada nii sõna õnnistusest kui sinu laua õnnistusest, sellest osadusest ja lähedusest. Ja ma palun, issand, et siin koguduses see võiks parandada, tervendada, üles ehitada, sulgeda lõhesid ja tuua lahendusi, issand. See osadus läbi sõna ja läbi sinu ligi tulemuse. Isa, ma õnnistan iga inimest, kes avab piibli, ütleb, issand, ma igatsen sind, ma tahan, et sa kõnetaksid mind selle sõna läbi. Ja ma palun, et su püha vaim võiks võimsalt võida kõiki neid lugemishetki, neid inimesi, neid arusaamisi. Issand, ma palun ilmutusi taevast. Ma palun jõudu ja tugevust ja usaldust kinni hoida ja seista, kui muud ei ole kui Jumala sõna. Ja see ei ole sugugi vähe, aga me mõnikord arvame, et see on vähe. Isa, ma tänan sind ja ma palun lihtsalt lahendusi kõigile, kes on Emmause teel, kellel ei ole veel lahendusi. Issand, ma tänan sind, et me võime täna rõõmustuda sellest, sest su sõna ütleb, et see on see päev, mille sina oled teinud. Sest su sõna ütleb, et sa armastad meid igavese armastusega, sa ei lähe mitte kuskile ära meie juurest. Sest sa ütled oma sõnas, et sinu käes on lahendused. Sest sa ütled, et sinu vermete läbi on tervis tulnud. Ja sinu püha vaim toob lahendused. Isa, me täname, et meil võib olla rõõmuallikaid rohkesti ja sinu allikad ei kustu. Ja me ülistame ja ma palun, issand, et sa tõesti kinnitaksid igat üht ja viiksid võimsalt edasi seda kogudust. Tänu sulle, et sul on imelised plaanid siin. Amen.